Me elame illusioonis. Me ise loome endale ettekujutuse, kuidas maailm peaks olema, kuidas inimesed võiksid käituda, milline on õige elu ja mis meid õnnelikuks teeb. See ettekujutus ei teki tühjalt kohalt. See kujuneb meie kasvukeskkonnas, kultuuris, kogemusest ja lootustest ja ootustest. Me filtreerime maailma läbi oma uskumuste, oma hirmude ja oma lootuste, pannes kokku omaenda versiooni reaalsusest. Kuid see versioon ei ole absoluutne tõde. See on tõlgendus. Sageli ei näe me inimesi sellistena, nagu nad päriselt on, vaid sellistena, nagu meie tahame või kardame neid näha. Me paneme neile sildid ja ootused, loome nende ümber narratiive, mis sobituvad meie maailmapilti. Kui nad siis käituvad teisiti, kui meie kujutlus ette nägi, tunneme pettumust. Mitte tingimata sellepärast, et nad oleksid meile halba teinud, vaid sellepärast, et nad purustasid meie illusiooni. Sama kehtib ka maailma kui terviku kohta. Meil on ettekujutus sellest, kuidas asjad peaksid käima, mis on õiglane, kuidas elu peaks kulgema, milline on hea tulemus. Kui elu liigub teises suunas, tunneme viha, segadust või kurbust, sest see ei vasta meie sisemisele stsenaariumile. Kuid maailm ei ole kohastunud meie ettekujutusi täitma. Maailm lihtsalt on. Illusioon tekib siis, kui püüame elu ja inimesi suruda raamidesse, mis eksisteerivad ainult meie enda peas. See ei tähenda, et kõik lootused või ideaalid oleksid valed. Need võivad meid inspireerida või suunata. Kuid kui me ei teadvusta, et need on siiski vaid meie kujutlused, võime sattuda konflikti reaalsusega. Tõeline vabadus algab hetkest, mil me hakkame märkama oma illusioone ja õpime neist lahti laskma. Kui me lubame maailmal olla see, mis ta on, koos oma kaose, ebamugavuste ja ilu täiuslikkusega, leiame rohkem rahu iseendas. Ja kui me näeme inimesi mitte läbi ootuste, vaid siiralt ja hinnanguteta, muutuvad ka suhted sügavamaks ja ehtsamaks. Seega ei pea me loobuma unistustest, vaid teadma, millal me elame unenäos. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!